hei armas, ongi uus nädal käes ja sel nädalal võtan ma sulle sõnumid, kanaldatud valguse sõnumite kaartide pakist. Et valime 3 kaarti ja vaatame, mida nad sulle selleks nädalaks siis soovitavad ja millele tähelepanu pöörata. Nii. Meile tuli siin Kiisu külla. Nii, esimene kaart, teine kaart ja 3. kaart. Nii. Sellised kaardid täna said siis valitud. Esimene, teine ja 3. Kõik need kaardid on mul kanaldatud, ehk siis kaardid kehastavad endast reiki sümbolid erinevate reiki harudest ja omavad ka sellist energeetilist võimekust ja kaardipakk iseenesest, kaardipakil olev valguse keel, kirjapilt tähendab endas seda, et kui see anum, mis on siin poolkuuna, on piisavalt ja püsivalt energiat täis, siis sinu energia, valguse energia omab sellist jõudu potentsiaali, et sa saad elus kõigega hakkama. Ja oled püsivalt iseenda valgusteadlikkuses. Tead, et sa loed iga oma sõna, mõtte ja teoga ja et kõik pärineb sinust endast. Et sul on seda võimast potentsiaali ja kui sa valid kaardi, siis juba see kaardi valimine annab sulle seda jõudu ja äge juurde olla siis enda valgus jõus ja väes, iseenda valgusteadlikkuses. See tähendab seda, et sa tead, et sina pärined valgusest, sa sisaldad valgust. Sa oled miniatuurne kujund suurest plaanist siin väikses plaanis, ehk siis mikrokosmos makrokosmoses või siis teisiti öeldes jumaliku peegeldusmaises ja omad samu võimeid, oskusi ja teadmisi ja võimekust. Ja kaardid, kui sa nüüd valid, annavad sul igal hetkel seda võimekust ja seda jõudu ja äge potentsiaali juurde. Esimene kaart ütleb sulle, et sul tuleb jälgida sel nädalal olla igal hetkel hetketeadlikkuses, teadlik energiatest enda ümber ja oma asjades ja ruumides ja inimestes, aga eelkõige oma mõtetes. Sest siis, kui sa oled teadlik nendes, siis suudad sa olla puhastes energiates ja teades, et kõik pärineb sinu enda sisemusest, vibreerid sa kõrgemal sagedusel ja sa ei ühti ega tõmba ligi madalsageduslikku ja ebameeldivat. Ehk siis olla jälgimises oma mõtetest, sellest, mis su ruumides on, võib-olla puhastada rohkem enda ruume ja mitte ainult füüsilist, vaid energeetilist ruumi iseendas ja enda ümber. Ja siis suudad sa olla kõrgemas sageduse tasandis ja seda aitab kaasa siis selline kaart, et millel on soovitus lasta minna kõigel mittevajalikul ja negatiivsel kõikidest nii oma kehaenergiat struktuuridest kui ka kehavälistest maailmadest. Ja otsustada, et sa liigud kergelt uude energiasageduse tasandisse ja oled tänulik. Tänulikkuse vibratsioone me teame, et on kuskil 150 hertsi, viirused on 7,8 hertsi. Tänulik olla, isegi selle eest, et sa oled varba ära, on alati kasulik, sellepärast et me teame juba luuleviilmat, kes rääkis ka, et iga sisse lõige sõrme või varba äralöömine on mingi vale mõtte tagajärg. Ole tänulik, sest seda asja enam ei ole, mille pärast sa varba ära lõid. Või siis sõrme lõikasid või midagi muud juhtus. Et alati saab olla tänulik, et asi ei läinud veel hullemini sul ja teades, et seda asja või sellest asjast oled sa saanud nüüd vabaks. Ja tänulikkusega lubad sa siis lahkuda uuel sellisel mittemeeldival kogemusel, et sa ei pea enam kogema seda, mida sa siis kogesid selle, kui sa varba ära lõid. See on selline näide lihtsalt. Nii et lase minna kõigel mittevajalikul,
kõikidest oma energiatest struktuurides ja ole teadlik, et sa liigud kõrgemale sagedusele rõõmuga, kergusega, siis sa suudad olla igal hetkel teadlike energiatest enda sees, ümber, oma ruumides, sa suudad seda jälgida ja analüüsida ja teadvustada. Nii nagu seal Facebookis ma olen vaatanud mingites TikTokides liigub selline väike katsetus, et arva ära number, mida ta on kirjutanud teise poole lehele ja uskumatu, ma olen kõik need numbrid ära arvanud. See näitab, sa oled teadlikkuses, mis toimub energiamaailmas, eraldatust ei ole. Nii et vibreerides kõrgemal sagedusel, sa ei ühti madalaga ega tõmba negatiivsed enda poole. Meeldetuletus siis sulle, et lase minna kõigel. Praegu on minna laskmise aeg kõigel sellel minna laskmise aeg, mis sind sinu elus enam ei teeni. Ja see jätkub alates varjutuste koridori algusest kuni siis võib-olla mitu kuud veel. Ja aitab sellele kaasa siis, et sa seda suudaksid enda elus rakendada, aitab sul kaasa seda, et sa teaksid, et sul on universum algse valguse energia abi ja kaitse igal sammul, igal ajahetkel, sul on toetus. Usu ja usalda seda ja tea, et sa oled väärtuslik, väike osake suurest plaanis. Universumi suures puslepannuus, oled sina üks pusletükikene, millel on oma tähtsus ja sa oled tõesti väga väärtuslik. Nii et sinu enda energia olemus, energiate lahtiolek, maa ja taeva vahel valgusühendus ja läbi selle südame avatus ja kiirgamine ümbrisse maailma on väga oluline, sest sa oled üks pisikene, väike mutrikene, aga millel on väga suur osa või tähtsus, sest kui see mutrike on puudu, siis hakkab see suur plaan, see suur universumi osa lihtsalt kuskilt poolt logisema ja kui neid väikseid mutrikesi on palju puudu, siis tekib suur kaos. Nii et kui me kõik koondame kokku oma jõu ja väe ja mõtteenergia positiivsele heaolule, terve olemisele ja küllusele ja armastusele siin maailmas, siis see on väga suur võimas loomepotentsiaal ja siis me tegelikkuses suudame luua seda, mida me siia maailma tahame. Nii et tea, et sa oled loojalate peegeldus maisel tasandil. Tihtipeale me inimestena ei usu, et läbi meie võiks midagi muutuda ja meie mõtted võiksid luua, aga just tänased kaardid sulle seda tuletavad meelde. Tea, kes sa oled, tea, et iga sinu mõte loob ja kui selliselt positiivselt ja heaolu ja terve olemist ja armastust ja maailma kirgaid mõtted on aina rohkem, siis maailm muutub aina imelisemaks, paremaks ja me inimestena resoneerume maakera, mis on juba kõrgemas sageduse tasandiga ja tõuseme nii välises kui ka sisemuses kõrgemasse teadlikkusesse, elamaks siis heaolus ja külluses ja armastuses. Nii et soovin sulle siis tähelepanu ja oma mõtetest ja energiatest enda ruumis, iseendas, enda sees ja enda loomepotentsiaali siis teadvustamist ja selle rakendamist siin maailmas. Ole tellija, liitu kanaliga ja kohtume juba järgmisel nädalal. Valgust ja armastust sulle!